Tere kõigile, teiega on Kristal, täna on 15. detsember, olemegi juba selle aasta viimase kuuga poole peal. Ja siin on tänased 3 kaarti. Valides kaardid, mis peaks resoneerima kõige paremini tänast päeva energiatega või soovige oma soov või soovite küsida oma küsimus või küsimused. Ja kuulake, mis kaartidel teil öelda on. Ja nagu te näete, tänasega esimene kaart on saugade 4. Siin kaardi peal te näete on tantsimine, tants, see võib tähendada ka rituaali, see võib tähendada maalähedust. Võib-olla reisi kas loodusesse, võib-olla eraldumist kuhugi maale, võib-olla te külastate oma esivanemaid, võib-olla hoopis, see võib tähendada ka lähedust maaga, maalähedasega esivanematega, see võib tähendada ka jõudu, rituaali, võib-olla isegi meditatsiooni ja aja viitmist niimoodi, et te maandate ennast, see on enesemaanduse kaart. Fantastiline kaart. Tänane kaart number 2 on täht. Täht sümboliseerib soovi täitumist. Suurepärane kaart, aga kui ei ole tegemist soovi täitumisega, siis võimalik, et kohtate kuulsust. Võib-olla kohtute temaga tänaval, aga võib-olla hoopis olete ise tähelepanu keskpunktis. Võib-olla lähete kontserdile. Võib tähendada ka populaarsust. Või tunnete hoopis ära, et mida teie hing soovib. Ja 3. kaart tänasesse päeva on torn. Torn tähendab hävingut. See on see torn ja mitte hävingut halvas mõttes. Loomulikult see tähendab ka looduskatastroofe, äikest, maavärinaid, autoavariisid, lennuõnnetusi. Ka selliseid asju see võib tähendada, olge ettevaatlik. Kuid ennekõike see kaart tähendab illusioonide purunemist. See kaart näitab, et teie silmad avanevad ja kui te sisemas siiski lootsite, et olukord muutub või midagi on parem, mida olite, nii-öelda kandsite neid roosast prüüa. Nüüd see illusioon on purunenud, te näete kogu tõde, te näete olukorda nendes värvides ja te saate aru, et sinna, kus te kunagi olite, sinna te enam tagasi minna ei saa. Aga nagu te näete, siit see torn, see puu ka läks katki, aga need loomad tulevad sealt ja oravakene läheb kõik koos pähklitega, et tegelikult te ei lähe sellest olukorrast tühjale kätega. Teil on äärmiselt tugev kogemus, mida endaga kaasa võtta. Sellise kaardi tänaseks hamstrite kaarti näeme juba homme.